Tere kallid tennissõbrad, 8. juuli ja tennises nii Eestis kui ka mujal maailmas on väga tihedad ajad käimas, on käimas Eesti meistrivõistlused Kalevi tenniseväljakutel ja on käimas Wimbledoni turniir Londonis. Kuna mina isiklikult olin puhkusel, siis me ei jõudnud Wimbledoni eeljutte teha, aga äkki ongi põnevam, kui meil on nüüd mõned mängud ja mõned voorud peetud ja läheneme tegelikult juba lõppsirgele. Tervitame täna stuudios nagu ikka mina Gunnar Leheste, minu paremal käel Riho Kallus. Tervist! Alo Ojassalu. Tere! Ja Toomas Kuum. Samuti paremal käel, tere! Mulle meeldib, et kui Toomas ja Alo on alati ukse taga, siis tennise jutt juba käib. Et tegelikult võiks juba salvestama panna. Et ma alati hirmuga mõtlen, et kas meil saates üldse jääb midagi rääkida. No hea, et sa kogu juttu ei kuule. Jaa, ei, soendus tuleb ära teha ju. Ega tennisega on ju sama. Sa ei saa väljakule minna täiesti külmalt. Meiega ukse taga kuni, me oleme Santanaga alati sellised, kes viimases järjekorras sisse lastakse. Me ei ole nagu lugupeetud piisavad. Ei, te saabute viimases järjekorras. No, me saabume täpselt. Üldiselt väga täpselt. Me olime 6 minutit enne kohal. Just hiljuti lugesin seda käitumise etiketti, et kui tulla nagu töökohtumisele või asjale alati tuleb tulla 3-5 minutit varem. Kui tulla õhtusöögile, siis on viisakas hilinemine 15 minutit. Nii et meie Santanaga peame seda nagu tööks. Meil on see tegelikult juba nii-öelda ema piimaga sees, et me oleme hästi selles mõttes kellavärgi osas oleme. Jah, nemad on nooremad, nad veel päris ei... Riho vist hilineb vahest 1,5 tundi, on nii või? Okei, nii hull see asi ei ole. Vaata, Gunnar, kui neid kõige paremaid tennisjutte tahad saada, siis eile sattusid ka sinna Wimbledoni telki Eesti meistrivõistlustel ja seal läks väga põnev. Harri Neppi ja... Seal oli selline seltskond koos. Absoluutselt oli õnn osaleda. Ja just täpselt, ma tahtsin ka öelda, väga õnn oli õigel ajal õiges kohas olla. Ma lugesin ka eile selle artikli lõpuks läbi, kus Harri rääkis 90-ndate Davis Cupi meeskonnast, et ajasin poisid toast, paarist tuppa, aga poole tunni pärast olid paarist tagasi. Just täpselt, olid ajad. Aga laseme kõrvad ka soojaks endale, sest käisin eile siis salvestamas intervjuud meie hetke Eesti meistrivõistluste parima meesmängija Kristjan Tammega, kui ta oli võitnud Ken Inki 6-3, 6-0 ja siuke 5,5 minutit jutustasime seal. Kui ta tuleb sealt esimest väljakult tagantpoolt välja, siis me Antsuga ütlesime, et siin nüüd selle vetsu juures, siin on miksitsoon, et jää nüüd siin seisma. Ma just mõtlesin, et vetsude juures. Aga siis me selle Kalevi tenniseklubi vetsude juures tehtud intervjuud nüüd kuulamegi. Kristjan Tamm, värskelt teise ringi mängult Ken Inki võitsid 6-3, 6-0. Räägi kõigepealt sellest mängust võit vist väga raskelt ei tulnud. Ei saaks öelda, selles mõttes teine set läks rohkem ühte väravasse, aga Essas oli mängu. Mina ei saanud mingit kätte ja tema ei saanud mingit kätte, et ei saa öelda, et ei olnud mängu. Et võib-olla mul lihtsalt näitas kogemusi ja asju rohkem, et ma arvan praegu selle pealt nagu. Miks oled sa siin Herne väljakutel, mitte mööda maailma futuresitel? Siis mul on kogu aeg vigane ja katki igalt poolt, et praegu põhimõtteliselt on selline ravimise lõppfaas nagu. Et nüüd peaksin jälle korda saama ennast loodetavasti. Mis see viimane trauma siis oli? Mul oli nii nagu üle-eelmine aastagi 2 asja jälle korraga, et tallal plantar fasciitis oli vahepeal nii hull, et ei saanud isegi hommikuti jala peal astuda. Ja siis rinnaku keskel nagu luu peal on mingi ülekoormus, tuli täiesti mitte kuskilt ja seal on ka niimoodi, et vahepeal oli nii, et ma ei saanud servida ja eeskätt lüüa. Et sellised nagu imelikud, veits sellised, lihtsalt ülekoormus asjad, aga kuigi ei ole praegu mingi liiga palju trenni teinud, et võistlenud olen, aga ei tea, kust need tulevad, need asjad nagu. Jube palju hädasid on kogu aeg, et nii on suht raske. Oled endasse sügavalt ka vaadanud, et äkki seal on mingi sügavam põhjus, miks nüüd... Võib-olla, ei tea, võib-olla. Äkki ma ise panen endale nii palju pingeid peale, et tänu sellele ka kõik muud asjad on nagu rohkem pinges ja lähevad kiiremini vigaseks. Et seda ei oska öelda. Vaadates sinu tulemusi sel aastal, siis rohkem paremini läheb sul paarismängus? Ja need viimased tunnad olidki, ma olin seal üksikus, mul läks sellepärast nii halvasti, et mul oli jalad all oli nii valus, ma ei saanud joosta nagu väga, aga paaris nii palju ei pea jooksma. Pluss mul olid paaris suht head paarilised ka ja seal paaris läks normaalselt.
nagu ütleme nii, väike sihuke loodusauhind üksikule ennast. Üksikus oli ikkagi päris õudne need tulemused nagu. Kuidas sa Petros Tsitsipasega kokku said? Ma tean teda juba väiksest peale. Ma tean Steffi ka, Stefanost ka väiksest peale. Me oleme koos samu turniire mänginud ja Muratogluus tegime trenni koos ja ma saan nendega hästi läbi nagu. Et lihtsalt ma teadsin, et ta on seal, siis ma teadsin nagu nii, kui ta mängib paari, siis ta mängib minuga. Me oleme head sõbrad nagu. On teil plaanis pikemalt koos mängida? No me rääkisime küll ja, et kui saame, mängime samu turniire, et siis muidugi mängime, sest me mängisime hästi ka nagu. Et okei, see üks finaal, mis me kaotasime, selle oleks pidanud ka võitma, seal mängisime ise kehvasti, aga muidu jah, kui me oleme samadel turnadel ja siis mängime koos. No kui üksiku tulemusi vaadata, siis märtsist maini oli üks päris paha periood, kus 5. turniiril järjest esimeses ringis. Ja seal oligi hakkas see jada nagu. Algul läks lihtsalt, tegelikult mul aasta algul mängisin isegi okeilt nagu. Sain mõned veerandid ja tulin kvalist läbi, jõudsin poolde ja mingid siuksed asjad, aga siis kuidagi üks turniir, teine turniir ja siis tuli nii ebakindlus sisse ja siis hakkas juba see jalg valutama igalt poolt ja siis oli juba nagu see lumepalli efekt, lumepall läks veerema ja enam ei peatunud nagu. Kes siin praegu treenib? Silver Karjus. Käib kaasas ka? Jah, ikka jah. Kaua olete koostööd teinud? Nüüd meil on üle aasta nüüd, eelmine aasta aprill vist alustasime või midagi sükest, et üle aasta on nüüd natukene. Kuidas sa rahul oled? Mulle väga meeldib. Ma ei ühtegi halba sõna nagu Silverile. Et väga hästi on kõik. Mille kallal te hetkel kõige rohkem vaeva näete? Minu selle mentaalse poolega, minu nii-öelda kõige suurema nõrkusega. Et kui selle saaks korda, siis võiks nagu tennist mängida küll, aga seda siiamaani küll korda ei ole saanud, nii et eks näis tegutsema, aga eks ta raske ole. Esimese asetusena siin Herne väljakutel on mingi pinge ka või? No, eks ikka, selles mõttes minul nagu otseselt, kui ma turnat ei võida, siis on nagu selles mõttes okei, kuna ma olen võib-olla vigane, siis ma nii palju ei ole pinges nagu, mul ei ole nii suurt kohustust, aga natuke ikka, ikka kui võistlustele tuled, ei taha kaotada, ikka tuled võitma, selles mõttes, et iga mäng on uus mäng ja siin peab täiega mängima, aga kõik noored mängivad juba päris hästi, et ei saa lihtsalt niisama enam jalutada väljaku peal, et peab ikkagi korralikult pingutama ja mängima. No eelmine ring peaks juba tummisem tulema, Parts või Troost. Estikate klassika. Jah, ei tea. Ma pole näinud, kuidas nad mängivad, eks iga mäng on erinev. Eks näha ole, homme. Oled plaanid ka paika pannud, mis peale Estikaid? Jaa, ma lähen Slovakkiasse ja siis ühe teen 15 ja siis üritan mängida Challengeri ainult kuni suve lõpuni, kui ma peale saan nagu. Ma eelmine aasta sain enda selle madalama rankinguga peale, et nüüd ma loodan, et 900 äkki saan ka kalisse vähemalt nagu peale iga nädal. Ja siis septembris kohtume jälle Kalevi spordieelis. Jah. Aitäh sulle, jõudu. Aitäh. No nii, Kristjan siis alistas esimeses ringis Artur Kontuse 6-2, 6-2 ja teises ringis 6-3, 6-0 Ken Inki ja on nüüd veerandfinaalis. Ja teise asetusega on meil teisel pool Sten Hiiesalu, kelle veerandfinaali vastaseks on Edvin Averjanov. Olete näinud Tamme mängimas sel nädalal, kuidas ta mängib? Ma nägin. Esimene sõit, nii nagu Kristjan rääkiski, oli selline, ma ei oska öelda, kompav. Aga siis, kui tuurid peale läksid, siis oli muidugi noormehel juba keeruline. Tamm natuke julgustas ka noort meest, kiitis heade pallide eest. Jah, see on, ütleme, et tavaliselt tema vanustel meestel ongi see juba kombeks, et vastast ei kiida ainult noored. Ütleme, see paraku on arukordne nähtus, kui kas ma kiiresti mõtlen, minu turniiril praegust ITF-il oli keegi, kes vastast kiitis, ma ütlesin, see on nagu märk suurest tulevikust, et kui sa oled piisavalt enesekindel, et vastast kiita, siis ilmselt sa oled kohal seal väljakul. Aga meeste tabelist veel rääkides, siis vaadates, et Tamm on esimene asetus, Sten Hiiesalu teine, kas ma ei tea, peaksime olema rõõmsad või kurvad selle kasina tabeli pärast? Ühtpidi see näitab ju, et meie mehed mängivad
Euroopas ja maailmas ja kogub punkte? Ütleme siis niimoodi, et tennises on selline guru nagu Tralla, kes pidevalt viibib väljakutel ja jagab oma vürtsikaid kommentaare. Eile ta ütles väga ilusa lause, mulle meeldis. Ütles, et keda me ajahetkel ei näe telekast, see peaks mängima eestikaid. Ja see on ka minu seisukoht, aga ütleme, et mind tegi päris kurvaks, kui kuna ma ei jõua jälgida siin, mul on mitmed nädalad rahvusvahelised turniirid, siis poeg ütles mulle, et keegi ei mängi. Ja siis Kristjan tuli Tartu mängijatele kaasa elama väljakutele ja ütles ikkagi, et ta mängib. Isegi kuni sinna hetkeni ma mõtlesin, et sellest oleks väga pull turniir saanud, kui Kristjan ka ei oleks mänginud, et siis ütleme, et ta päästis päeva. Ütleme selles suhtes, et ma väga loodan vähemalt, et võitja nimi saab õiglaselt graveeritud. Ja isegi ma tean, et vaagis täiesti osavõtmist isegi Vladimir Ivanov üksikmängus. Ka vahva. Voova ei ole tegemängija, aga Voova on nimi. Ta isegi mulle tundub, ma võin eksida, aga ta natuke isegi võib-olla kergelt isegi nagu kahetses, et ei mängi. Aga arvestades seda, et ta enam nagu ei ole tegevmängija. Aga tema oli ka üks selline mängumees, kes läbi aegade ikka kogu aeg osales Eesti meistrivõistlustel. Ja vana rasva pealt ma usun, et Voova oleks korraliku turniiri mänginud. Jah. Aga rääkides naistest, meil on seal Jelena Malõgina ja ma nüüd kiirelt võtan tabeli ette, aga võib-olla teate peast, et kes meil seal järgmised asetused on? No laias laastus on peaaegu kõik olemas seal. Ma ei tea, kuidas see Eesti edetabeli järgi läheb, aga enam-vähem kõik, kes meil kaela kannavad, on kohal ja see on iseenesest tore. Maileeni nime ei näe? Maileeni mängija. Tal on siis mingi vigastus või mujal mängib? Ei tea? Ei ole kursis. Aga eile oli siis oodatud mäng Kulli ja Anikina vahel. Esimese seti järel see mäng kahjuks seisma pandi, aga Anikina võitis avaseti 7-5. Kes nägi, äkki tahab kommenteerida? No me vist kõik nägime tegelikult seda. Ma ei oska öelda. Ja selge see, et olud ei olnud lihtsad. Eriti selle seti lõpus, kus ütleme niimoodi, see viimane game vist kestis vähemalt 10 minutit kuskil, et kus oli iseenesest juba teistel väljakutel oli mäng katkestatud, sest et sellist, isegi ma ei ütle, et korralik sadu, aga päris seenevihmisi ka enam ei olnud. Et ma ei tea, palju see nüüd sinna Pitseri pani sinna viimastesse gameidesse, aga Anikina võitis selle 7-5. Nüüd, kui jätkatakse seda mängu, ma ei oska öelda, mis kell, et loodetavasti saadakse platsid korda, kui me siia tulin. No ilma teada paraneb. Paraneb, jah, et väljakutega tegeletakse praegu, aga tõenäoliselt ülioptimistlik prognoos on võib-olla kell 3, kell 4 võib-olla, aga eks ta sinna õhtusse jääb see. Aga loodetavasti see mäng saab jätkatud ja võib-olla seal üks voor veel peale mängitakse osasid mänge, nii et eks ta see ilmafaktor on hästi palju mõjutanud turniiri. Mängulise poole pealt, ma arvan, võib-olla isegi Alo oskab siin paremini öelda need elemente, et mingi hetk oli tunne, et mängib rohkem, üritab tagaga alla mängida Grete Kull Anikinale Anikina puhul pole väga vahet, ütleme, et mul on tõesti olnud nüüd õnn näha, ma arvan, viimast Anikina 10 mängu või midagi sellist. Ilmafaktor oli kindlasti eile Grete Kulli poolt. Ainukene selline ebakindel mäng, mis Liisa on mänginud, oli meie ITF-i teise ringi mäng Lapimaa vastu, kus sadas taevast pussnuge ja pallid läksid hästi raskeks. Just. Ja need tingimused on tõesti Anikinale halvad. Aga ülejäänud kõik väljakul, ütleme niimoodi, et ma olen põnevuses ja mind põnevusse ajada, te vist ilmselt viimased aastad ka päris palju tunnetasite mu negatiivismi, aga ma olen näinud midagi ilusat ja mulle meeldib see. Et Eesti tennises mingisugune tunnelis seal... Mingi säde. Seal midagi, kas midagi saab, ei saa, aga Liisa on õigel trackil ja minu arvates see mäng päevast päeva läheb küpsemaks. Eile meil tribüünil olid suured vaidlused ja ma ausalt öeldes ei kahtlenudki Liisa võidus, kuigi mäng on pooleli muidugi. Suured spetsialistid arvasid teisiti, aga ma olen Liisat näinud palju ja sellepärast ma tean, kust olukorrast, mida ta oskab välja tõmmata.
tema ikkagi esimesel ITF-i turniiril otsustavatel hetkedel erakordselt julge mäng, kus mängud lõpetati mitte vastase viga oodates, vaid ise punkte tehes. Aktiivne mäng, jah. Seda 3-4 aastat vanemate mängijate vastu teha esimesel oma elu ITF-i turniiril on ekstreemselt raske. Vist kui ma ei eksi, siis veerandfinaali mäng lõppes 3 vinneriga väga kogenud ja väga tugeva vastase vastu. See on natukene selline erakordne. No ütleme, et teine asi ma pole Gretet näinud, aga nägin talvel ühte mängu, mis oli lihtsalt halb, aga ju seal olid ka omad põhjused. Ma lihtsalt panin võrdlusse, kus on Liisa tase praegust. Ehk siis vahepeal ütlen, et ta on 13 aastane, kui mõni lugeja veel ei jah, värskelt 13 saanud. Ja eks ma natuke, vaata, kuna ma olen nii vana inimene, siis ma olen oma elus palju näinud ja siis eks ma tõmbran sinna Kaiale ja Kontaveidile neid paralleele ja asju ja Liisa on seal, kus ta olema peab. Kas iga 13 aastane peaks seal olema? Suht koht tegelikult Liisa-suguseid tüdrukuid maailmas on palju. Kes neist lõpuks läbi lööb, see on nagu ise küsimus. Kas seal aasta siia või sinna, aga kogu see mängupilt, kogu see töö, mis on ära tehtud, Liisa mängu rõõm. Hoiak ka väljapool mängu, jah? Mis mulle eriti meeldib. Ta küll, jah, teeb suu lahti ja õiendab nagu iga normaalne laps, aga kui hästi ta järgmise punkti peale seda mängib. Ta elab emotsiooni välja, aga ta ei lagune ära nii-öelda sisemis, see on hästi oluline element. Kui see enamasti on, eriti selles vanustel tüdrukutel on see, et kui läheb suu lahti, siis mäng kinni, see on üldreegel. Aga tema puhul see ei ole ja seda on hea vaadata ja mis saab, ma ei tea. Aga Liisa on kindlasti juba ITF-i 2-300 tasemel ja kindlasti peaks ka juba, ma ei tea, poole aasta jooksul naisi proovima. Tase on olemas. Ja võib-olla nii palju mängust veel sellest esimest setist, et jah, seal ma päris algusest peale ei näinud seda setti, aga olid ka need niisugused olukorrad, kus oli lühemad, kui rääkida juba päris konkreetselt pallivahetustest, need lühemad pallid, mis sinna ütleme, jah, pall on natuke raskem, plats on niiskem, võib-olla ei saa nii hästi libistada, aga mitu olukorda oli, kus Grete nagu sellises olukorras, kus ta vähemalt ei oleks pidanud eksima. Ma ei räägi seal võib-olla ka alati mingist punktivõidust, siis ikkagi see pall jäi sinna reeglina võrku pidama. Ja ma vaatasin mõnel sellisel pallivahetusel, kus see lõppes niimoodi, nagu ma kirjeldan, siis Anikina see liikumine, et ikkagi vastane, kes oli sinna võrgu lähemal jookseb, ta silmanurgast ikkagi näeb vastase tegutsemist. Ta jättis sellise nagu selles mõttes ebamäärase olukorra, et võimalik, et Grete paaril juhtumil ta ei suutnud nagu lõpuni otsustada, et kuhu ta nüüd selle palli paneb. Et ikkagi sellega punkt ei ole läbi, isegi kui tundub, et vastasel on nagu mugav pall, ma ei ütle, et väga mugav, aga ütleme selline pall, kus ta võib-olla saab paigutada sealt palli sinna, kus on sul raske edasi mängida. Aga ta ikkagi on nagu fookuses kogu aeg. Ja vastane tunnetab seda tegelikult, tal on nagu lisapinge, et kuhu nüüd see pall paigutada. Ja need olukorrad, jah, need praktiliselt võib öelda, et kõik need läksid nagu Anikina kontosse. Riho, mis tiimikoosolekul siis pärast esimest seti räägiti? Ma just tahtsin öelda, et mida rohkem ma Anikina kiitsin, seda kurjamaks Riho nägu läks. Ei, mõtlikumaks, pigem mõtlikumaks. Aga jah, ma räägin lihtsalt sellepärast, et ma olen palju Anikinat näinud viimasel ajal. Ei, mul tuli meelde see... Me tulime ju matšpalli saatest välja, mäletate, kolmekesi ja kui me rääkisime tookord, ma küsisin teie käest, et mis teha, kui Monfils laiali matš tuleb, et mis mängu organiseerida ja see oli Alo sinu ettepanek, mäletad, kui sa ütlesid, et see Maria kutsuda Eestisse Ukraina. Mäletan jah, aga ma olin väga solvunud, et sa seda stuudios ära ei maininud, et see minu idee oli. No mainisin, näed. Ja ma tõesti nagu, see mäng oli selline, et ma olin nii üllatunud, et 12-aastased sellist tennist mängivad. Nad mõlemad mängisid ikka fantastilist tennist. See ei olnud nagu soojendusmäng, vaid see oli tõesti, teine tüdruk on ka väga hea. Muideks, Alo, ma mainisin ülekande ajal selle. Teil oli kokkulepe tookord. Kui ülekanne oli, kui Monfilsil mängisid. Vähemalt seal sai ära mainitud. Okay. Ja eile
veel kord näha oli, et mulle ka väga-väga meeldib kõik see, mida Anikina väljaku peal teeb. Loomulikult, mõlema jaoks ülinärviline situatsioon. Nii Grete jaoks, sa lähed noorema vastu mängima, sa tead, taktika on võib-olla lihtne, sa pead mängima talle kõrgeid palle, minema pallile peale, see ei ole nii lihtne. Sa ei tohi talle mängida seda kõrget palli, nii ta saab drive'i lööma tulla ja et näha oli, et Grete seal ikkagi ka oli väga-väga närviline, oli see olukord, läks ka murdega seal ette ja andis siis ühe paha geimi tagasi, aga Anikina suhtes just täpselt nagu te rääkisite, mitte ühtegi negatiivset olekut või sellist hoiakut mängu ajal, kus sa näed, vaat just nooremad mängijad. Murdosa sekundist oli. Aga see on kõik läinud kohe. Ta on järgmiseks punktiks kohe 100% valmis, et see on ikkagi nagu, ütleme nii, et heade mängijate tunnus, kõik, kes head mängijad on, nendel on see olemas ja see on Anikil olemas. Mulle väga meeldib, kuidas ta teist pallingut lööb. Teine palling on tõsiselt nagu relv. Et 13-aastane suhteliselt lühikest kasvu, fantastiliselt hea teine palling, et ilus mäng, jah. Ja Grete suhtes ma saan aru, ega tal oli väga närviline. Väga raske on mäng. Väga raske ja väga närviline. Loomulikult sinu skalpi tullakse võtma ja sa tead, et sa justkui tahaks ja peaks ära võtma noorem vastu, aga see on nii raske. Mentaalselt on see keeruline. Mentaalselt väga raske, et loomulikult, ega Grete seal oma parimat tennist ei näidanud ja päris neid ülesandeid ära ei teinud, mis Rauno talle pani, et eks ta ise ka tunnistas, et see oli, oleks tahtnud näha, et ta natuke rohkem läheb pallile peale, kui ta sinna kõrge palli saab kuskil taha ka alla, et ta läheb ikka ise rohkem tegema, aga ega Anikina vastu sa väga ei julge ka ja väga ei saa. No jah, sa ei tohi midagi teha poolikult. Täpselt nii. Kui sa seda palli piisavalt ette ei valmista, siis sa saad ise koheselt. Siis sa saad laksu ära sealt. Ja, täpselt. Ja Anikin on igal pool jalgadega asendis, igal pool valmis lööma seda lööki ja see on erakordselt raske, et sa vaatad teisele poole, sa ei näe vastast, eks, võrk varjab ära. Aga teravad pallid tulevad. Aga väga põnev ja ma arvan, et täna tuleb huvitav mängu lõpp, nii et ükskõik, kuidas see mäng lõppeb, igal juhul tuleb huvitav mäng, selles ma olen 100% kindel. Ma arvan ka, ja see isegi võib-olla mõnes mõttes hea, et eile said selle närvilise kompamise ära teha omavahel, et täna võib-olla tuleb nagu rohkem juba paremat mängu. Aga mis kell see hakkab, on nagu teine küsimus. Ei, veel ei tea. Minu teada on kuskil kella võib-olla 1 paiku või niimoodi tuleb see vaheinfo 12:30 või niimoodi. Praegust on kell 2 ametlikult, aga kell 2 ta ei alga, see on selge. See on selge, jah. Aga 3 või 4 ilmselt see mängu algusaeg on. Sõltub veel, kuidas praegu see ilm nüüd püsib. Päike tuleb välja, läheb ju kiiresti asi. Mul oli veel 2 mõtet, läksime juba järgmise teema peale, aga lihtsalt kui ma seda Kristjani intervjuud kuulasin ja ma eile ka pikalt selle peale mõtlesin, et sa küsisid ka, et Alo käest, et kuidas sa siis seda Eesti tennise seisu hindad ja et kes mängivad, ma arvan, et te olete nagu nõus, et tegelikult me ei saa hinnata seda Eesti tennise seisu ainult Anikina ja Lajali pealt, vaid reaalne hinnang on ikkagi see, kui sa lähed vaatama 12 GP esimest ringi ja kuidas seal mängitakse. See näitab tegelikult, missugust tööd tehakse tenniseliidus ja Eestis, et see on palju olulisem. Aga mis mul Kristjan intervjuust jälle välja kumab ja mis minu arust on meil üks kõige nõrgem koht üldse, mitte ainult tennises, vaid kogu Eesti spordis. Füüsiline. Meditsiin on ikkagi, hea näide eile, kui Sinner, proovi sa MRT-sse minna Eestis, eks ju, kui Sinner eile kukkus ära, ta läks õhtul MRT-sse, täna tehakse otsus, mis selle künanukiga saab. Neid asju on vaja kohe teha ja kõik need jutud, mida ju me kuuleme nendel tennisistel samamoodi, kõik see on ju tagantjärgi tarkus, aga tegelikult on seal tegemata töö tihti meditsiinis ja mitte ainult füsioteraapia, vaid ka meditsiin, millest rääkis ka Raul Rebane väga-väga palju, ta ütles, ta rõhutas seda, kui ta hakkas tegelema Johannesega ka, et Kantereal ei olnud sellist meditsiini, aga täna on see nagu A ja O on meditsiin igal pool, aga meil ei ole seda ja see on meil üks väga nõrk koht. Jah, ja see on suht mängijate karjääri juures määrav, sellepärast hakata siplema, ütleme nagu Ojakäär 3 kuud vigastatud, 2 turniiri, 3 kuud vigastatud, 2 turniiri, see ei ole võimalik lihtsalt jõuda. Seal peab olema keegi, see süsteem peab olema nii, et kui midagi juhtub, siis kohe lähevad kellad tööle, kes, kus, mismoodi see protsess läheb, kõik on ju nii, et ise ajavad neid asju ja sa lihtsalt sportlased, see on esimene asi, kust kokku hoitakse tavaliselt, füsioteraapia pealt hoitakse kokku, meditsiini pealt hoitakse kokku, trenni rühitakse ikka teha sama koormusega ja siis juhtuvad asjad. Et see on nii tüüpiline. Omal ajal ju tegelikult ma kõiki nüanssi ei tea, te teate veel paremini, et tegelikult näiteks kui Jürgen Sopil olid probleemid, siis tegelikult lõpuks ikkagi tegeleti
okei, see oli ka mingil määral nagu juba karjääri ajal, kui tal vahepeal seal oli see vigastuspaus, siis ta korra tõusis jälle väga niisuguse heasse mänguvormi, siis tegeleti vähemalt tol hetkel ikka väga vist kõrgel tasemel nende seljaprobleemidega, aga ka halb näide. Seljaväsimusmurd oli tegelikult ka lõpuks valuvaigistada tagajärg. Aga siis vähemalt mingis etapis ikkagi mingid lahendused leiti, aga just, et Eesti spordis ükskõik mis ala vaatame, ja kuidagi, eriti veel meil, kus on vähe, meie rahvaarv on väike ja kõik, et just see koht on, kus on hästi palju reservi. Ma ei hakka siin teisi alasid välja võtma, aga kogu aeg on üks ja sama teema. Loomulikult neid jääbki juhtuma, et kellegi karjäär jääb kas või eilne Wimbledoni näide, millel me võib-olla ka korra peatume, eks on ju, sa kommenteerisid nii-öelda kohe stuudios seda Dimitrovi ja Sinneri mängu, et on mõned mängijad õnnetud, aga meil on kuidagi see proportsioon on kuidagi väga kreenis. Nojah, jälle üks asi, miks mul on nagu usku Anikinasse, et juba aastaid on tegeletud väga professionaalselt iga jumala detailiga. No muidugi finantsid ka võimaldavad, eks see on alati omavahel nagu natukene seotud nende asjadega, aga minu arvates see tiimitöö toimub hästi temaga ja füss on korras ja see on ka üks põhjus, miks mul on usku sinna. Aga kui Eestikatest rääkida ja kui ma ühte asja ära ei maini, siis mind ei lasta koju. Ma pean mainima, et minu poeg jõudis veerandfinaali esimest korda. Ja mängis väga hästi. Ja mängis mega hea mängu. Ma lihtsalt ütlen teile, et ja peale seda, kui poeg veerandfinaali jõudis, ma küsisin Alo käest, et kui sa nüüd ise samas vanuses oma pojaga mängis, kes võidaks, ma arvan, ma ikka võidaks. Ei, kus sest ma natukene... Kas sa ootasid teist vastust? Ei ootanud. Meil üks huvitav asi, et ma ütlesin, Alex, ma toetan sind. Ja siis, kui vastane kõndis mööda, siis ma tegin niisuguse nagu justkui natuke näotu loo, läksin sinna värava juurde, ütlesin vastasele, Alex on praegu mega vormis. Aga panite tähele, mille kallal Tamm praegu treeneriga kõige rohkem vaeva näeb? No jah, kuigi mina ütleksin, et see, millest see intervjuu hakkas, oli ikkagi jälle see füüsiline pool. Aga see on seotud omavahel. Jaa, need on seotud omavahel. Jaa, no täpselt ongi seotud ja nagu sa ise küsisid ta käest ka, et äkki see, et ise panendada lisapinged, jah, see on ka kõik õige jutt, aga jälle, palju sa ennetavalt töötad selleks, et need asju juhtuks. Et ma väidan ikkagi seda, et siin on nagu palju ressurssi, mida saaks palju paremini teha paljude sportlaste puhul, tennises ka. Ma tahtsin tegelikult Toomaselt veel küsida väljakute kohta, et kuidas käib ühe tennisekeskuse ettevalmistus Eesti meistrivõistlusteks? Mille poolest see erineb tavanädalast? No eelkõige, et just need väljakud, kus on ikka põhimängud toimuvad, et nendele on ikkagi fookus ja isegi niimoodi, et kui on sellised, ütleme, enne meistrivõistlusi, näiteks ütleme, ilmad on meil olnud ju väga kehvad, eks on ju nii, siis isegi niimoodi on, et ka klienti, et ikkagi nagu hoiame väljakuid, et vahetult enne meistrivõistlus oli seal variant võib-olla varem platse välja anda, siis me tegelikult suunasime nad nii-öelda tahapoole tagumistele väljakutele rohkem, et nad saaksid vähem koormust. Vahetult enne siis väljakumeistrid päev enne veel käivad veel ekstra üle mingid kohad, et ega see, see on meie see kliima ja arvestades, et klassikaline liiv. Õnneks neid väljakuid on veel natukene alles Eestis, mitte palju küll, et see erineb oluliselt nii-öelda nendest, kasutamistermid kunst liiva väljakutest ja nad vajavad rohkem hooldust ja näiteks praegu ka, et sul ei ole midagi teha, et sa pead õigel hetkel minema sinna väljakuid korrigeerima, et täna ei olnud võimalik näiteks kell 7 sinna otseselt nagu väga peale minna, sest seal ei saa kõndidagi põhimõtteliselt ainult mööda väljaku jooni. Et algul tuleb siis need loigud nii-öelda likvideerida, aga mis puudutab meistrivõistluseks, selge, seal on kõik muu see nii-öelda tegevus, et nii palju kui seal võimalik, korrastad baasi, nii palju kui võimalik meie ressurss võimaldab, eks on ju, et selge, et meil on Eestis niimoodi, et need klassikalised keskused siis just väljaku katte poolest, eks nad on juba iidamast-aadamast valmis, et eks seal on omad sellised väiksed nüansid ka, et ütleme, aga minu see aasta on, selles plaanis me olime nagu hästi valmis ja praegu on ainult ilm on see põhiline, kurb on lihtsalt vaadata, et vahest on niimoodi, et sa korrastad väljaku ära ja siis 2 tunni pärast või isegi vahest kiiremini, siis tuleb jälle see ilm peale ja see on tegelikult need inimesed, kes seda teevad. Esiteks neid väljakuspetsialiste praktiliselt Eestis ei ole alles jäänud. Ma just tahtsin öelda, et Kalev tõi välja trumpässa, ajasid puna välja. No ei olnud muud varianti, Ei olnud muud varianti ja arvestades ikkagi inimeste vanust ja ma tean, et paljudes teistes linnades, kus veel kunagi olid, võib-olla mõned on juba ammu pensionil,
ma lugesin just kokku, kes üleüldse nii-öelda nagu reaalselt jagavad seda asja, ongi võib-olla 3-4 inimest Eestis ainult, noh. Ja see on selline amet, ütleme niimoodi, et ega ükski noor ei ole, no seal ei liigu ju mingid ka suured raad ja see on hooajaline, et sul on väga raske leida tegelikult inimesi, see on tõsine probleem. Ja selle väljaku hingeelu sa pead teadma, et ja enamasti teavadki need, kes ma ei taha öelda, aga minu vanuse pluss. No õige mehe saite, Puna teab seda alates, ma ei tea, 60-ndatest. Punal tuli ema piimaga see kaasa. Täpselt. Puna tuleb saatesse tuua. Kunagi olid videosaated aga teinud, aga tal ma arvan, et jutt. Ja mis on üks huvitav asi? Saaks inimesed ka aru, kellest jutt käib. See käib see, et kui sa tahad head väljakut, leia Puna kuskil üles. See ei ole alati äkki mõni noor saab inspiratsiooni ja tahab ise saada väljakumeistriks? Ma räägin, et see on lihtsalt see nooajaline, sa ei sellest tegelikult, ütleme, laias laastus sa ei elatu sellest ära. Aga Puna ju töötab ju Tallinkis või ei tööta enam või? Ei tööta, ta on pensionil praegu. Aga on võimalik ka siseväljakud ju? No ei tea, küsimus on füüsiliselt. Siseväljaku jaoks ei ole vaja spetsialisti, ütleme, et seda võib absoluutselt isegi puhastusfirmad ükskõik kes teha. Spetsialisti on vaja naturaalliiva väljakuks, ma olen enam kui kindel, et need inimesed, kes Roland Garros teevad, on aastaringselt nende väljakutega tegelevad nii talvel kui suvel. Et jah. Loomulikult on sellised asjad, et ütleme, et mõned küsivad, et miks teil ei ole seda mingi katet. Kunagi me kasutasime katet, mis oli kohe otse väljaku peal. Tegelikult ta võtab sinna selle liiva külge, see väljaku kvaliteet kannatab ja teine asi, siis see vesi koguneb kuskil nurkadesse ja muud probleemid. Tegelikult ta peab seal kuidagi talide peal olema tõenäoliselt ja seal on nii palju ja see on investeering tegelikult. Ja teine asi on see, ega siis ei ole niimoodi, et see näiteks liigub see katte peal, et lihtsalt vajutad nupule, tõenäoliselt on selline tehnoloogia võib-olla isegi võimalik, aga nüüd just kuhu see vesi ära voolab, seal on nii palju see ja ütleme, selle katte peale panekuks on korraga momendiga sul paarkümmend inimest ja Eesti tingimustes seda kuskilt võtta ei ole ja kui me näeme telekas ilusat pilti, et Roland Garros algab vihm ja kõik jooksevad, on ju. See publik võtab ju telefonid välja ja filmib seda, kuidas aga see on 4-50 inimest, kes sellega tegelevad ja äsja kasutati vist Haapsalus ka seda meetodi, mis me oleme Eesti meistrivõistlusel ka kasutanud, et seal lõpuks mindi ka selleni, et see põletamine nii-öelda ja aga Rakveres oli vanasti Eesti populaarne. Ja, aga see on keeruline protsess ja mis on nagu kõige huvitavam, et alati, et see eelmine suvi, juulikuus, ütleme, kui vaadata nagu seda kogu kuud, põhimõtteliselt oli ainult 2,5 päeva, kus oli nagu vihma see, ütleme, märge peal. Ja sellest siis põhimõtteliselt 85% sattus selle Eesti meistrivõistluste peale, see on nagu needus. Tähendab praegu... No nagu laulupeoga. et millegi pärast ta just siis tuleb. Ja mina ütlen, et isegi parem on niimoodi, et tuleb üks suur lahmakas ära, konkreetne, pärast tuleb päike välja, selge välja, kõige hullem on see vindumine, on vihm, ei ole vihm. Kuivatatakse ära, 3 tundi nähakse vaeva näiteks ja siis mängitakse pool tundi, jälle tuleb see. No ma ei tea. Jaa, aga see on tennise üks osa ja paar aastat tagasi oli Wimbledon selline ja ükskord ma olin US Openil, kui mängiti esimest ringi veel neljapäeval, et see on... Vahest nii juhtub. Aga mis ma ütlen, et need inimesed, kes on läbi aegade olnud, nendel on üks kõva pluss, ma mõtlen rohkem selline staatuse mõttes. Nad on omamoodi legendid, nagu kunagi oli Heino Angerjas oli lauatennise mängija, Eesti tipus mängis, oli ka väljakutega tegeles. Et need inimesed, kes on olnud kunagi, ma ei tea, kas Kadriorus, kas härra Toompuu oli, jah? Ei. Plompu. Kas ta ka vist ju tegeles, on ju omal ajal ju ka väljakut? No mina olin siis ikka juba, kui ta oli valvur. Ja siis ta oli valvur, jaa, aga ma lihtsalt on näite, et need nimed, nad vähemalt jäävad selle alaringkonda kindlasti ajalukku. No kuule, kui me räägime Punast, siis Puna on kindlasti kantud Eesti tennise punasesse raamatusse. Punasesse, ja ma mäletan, et Toomas Leius, sina tead seda kindlasti, tead mõlemad. Toomas Leius oli selline mees, kui ta mängis, siis ta alati küsis, kus Puna on. Puna oli pallipoiss, ta ootas alati, et Puna oleks väljakul, tal oli vaja seda pallipoissi, sest see pallipoiss teab, kuidas asjad käivad. No ja ega muidugi on ka teine pool asja pool, see on rohkem huumor, et kui mängid mingit võistlusmängu ja võib-olla oli seal paar valepõrget, ma olen ise niimoodi teinud selle esimesel väljakul Kalevis, kus on Puna? No, ühel või teisel moel Punast on saanud legend ja
ükskõik mis ala tennise juures sa oled legend, sa oled kuradi kõva vend. jaa, no praegu on tegelikult veel 2 nime ikkagi võiks ära mainida, Jaan Rahet, eks on ju, ja ütleme Kadriorus Aivar Looset, et nad on ka omamoodi ja Peeter Allas Pärnus. Jaa, kes ja ongi kohe probleem oli, kui Peeter Allas aastaid tagasi läks ka pensionile, noh, füüsiliselt ka enam nagu võib-olla see töö muutus raskeks, siis iga aasta nad räägivad kogu aeg seda sama probleemi, et kus ja uusi peale kasvada ei saa, seks kahjuks kõik uued väljakud, mis tehakse kunstliivad ja kunstliiv on lihtne vaip, mille peale on muru. Tähendab, puru poistatud. Ma vaatan kella, me juba kahetsen, et meile toa täist kutsusin. Aga ma tahtsin, üks huvitav fakt, mis ma eile esimest korda kuulsin, vabandage mu rumalust, aga et teie väljakut alt jookseb jõgi. Külje pealt sealt, see on Härjapea jõgi ja ta on kanaliseeritud kollektorisse ja tegelikult on seal tagapool väljakutel, kui sa nagu selle kaane peal seisad, eriti veel, kui on peale vihma. Veevool on kuulda. Suliseb ikka päris kõvasti ja kunagi olid ju seal samas, kus on praegu kergejõustikall, vahel olid ju need liuväljad, inimesed käisid, muusika mängis ja uisutati ja imeasju seal, tegelikult kogu see piirkond on ju ka ajalooline. Ainuke asi, ma siin viskan Kapsaide linnale, et ta ei ole küll meie territooriumil, on see, vaata see paegivist trepp, mis läheb sealt, ütleme, see on vist ka muinsuskaitse all, see Poola mäe, seal oli ju kunagi isegi vist surnuaed või kui ma ei eksi, eks Pole surnud, jah. Ja no ei tehta korda, eriti nüüd, kui tantsupidu oli ja kõik rahvas käib ja me natukene koristasime seda klibu seal ka, eks et meil on enda territooriumilgi nii palju tegemist, et ma ei saa sellest aru, et jah, kõik on õudselt kaitse all, aga seal ei ole suurt investeeringut vaja, niisugused pisiasjad jäävad silma ja kui käid kuskil, loomulikult ma saan, et rahade taga võivad mingid asjad olla, aga kui sa käid kuskil see ei saa ja täpselt ja ümberringi näiteks kergejõustikall ka, seal on ümber kõik tehtud ilusti, kuni siis selle mingi, aga see jääb sinna nii-öelda vaatesse. Seda on nagu kurb vaadata. Muuseas, kunagi ju ajalooliselt nüüd oligi, Tallinnas oli jõgi, reaalselt Härjapea jõgi voolas ju Ülemistest läbi Tõnismäe Narvamaantee voolas ja umbes sinna, kus on AB terminal, sinna voolas jõgi, nii et Tallinnas oli kunagi jõgi. Aga Herne kohvik vist oli päris populaarne laulupäeval, ma kuulsin. No eks nad tegid seda vaeva, eks see natukene võib-olla ei olnud, võib-olla päris niisugune tennise, õnneks need olid kvalifikatsioonid ja need mängud veel sel ajal, eks seal üritati ka laulu üles võtta päris tuntud isikud seal eesotsas Silver Laasiga ja iseenesest oli see tore, aga siis juhtusin seal olema, pidin neile lihtsalt viisakust märkuse tegema, sest ühte mängijat see häiris. Mängud ikkagi kõrval käisid. Eks seal niisugune möll on, aga ma ütlen samas, kui kokkuvõttes võtta, on see parem kui üldse kõik on nagu mingi kivinäod käivad ringi ja ma ei tea, et ikkagi selline, seal on sellel kohal on seal mingisugune aura on olemas, et ütleme, võib-olla kuskil vahest läheb üle võlli mõni asi, ikka juhtub, alati saab korrigeerida, aga kokkuvõttes see õhustik on ikkagi, me siin arutame, et ei mängi osad nii-öelda meie tipud, et meeste tabelis ja sõltumata sellest ikkagi tullakse neid teatud mänge vaatama ja kui nüüd ütleme, et ilm on ilus, siis ikkagi tribüünid tulevad ikkagi täis. No õnneks nüüd paar päeva vist on. Loodame, et mingid veerandeid ja asju saab ja siis tulevad seeniorid veel mängima sinna Eesti meistrivõistlusi, et need on toodud ju nüüd teist aastat järjest Tallinnas. Teeme nüüd kiire 3 minutit, räägime sellest, mis toimub Rakveres. Juunis oli Virumaa Teatajas Hüvasti tennis. Täna on meie siin selles tennisesõprade Facebooki grupis 55 päeva Rakvere tennise surmani. Kas kui üks keskus nüüd kinni pannakse, sest Aquaspa tahab oma territooriumi tagasi, siis kas on siis nii dramaatiline, et tennis on Rakveres surnud? Minu ennustus on, et see jääb, see on lihtsalt seal on need nii-öelda maalused voolud, et seal oli vist ka raha küsimus, eks on ju 10 aastat ei olnud mingid need summad muutunud, mida linn toetab ja tegelikult on nad ju kinnitanud minu meelest mingid summad eelarves ja seal ma arvan, et see oli rohkem nüüd on see olukord lihtsalt, et on päevakorda hästi teravalt tõusnud. Ma usun, et minu hinnang on, et suure tõenäosus ikkagi jääb, aga väga huvitav oli, mis huvitav kurb isegi kohati lugeda tennise laste
treeneritele, ma ei hakka nimest nimetama, kuidas nad on kirjutanud, mis nüüd saab ja seal ei ole küsimus ju 30 lapses või 20, et ja no kuulge, kesklinna, kuigi omanikel on õigus nii-öelda oma baasiga teha, mis nad tahavad, aga kaardirada keset linna, mis see, ma arvan, et see on rohkem selline lihtsalt, et see teema tuli teravalt üles ja teades ka mõnda inimest, kes seal võib-olla selle diskussiooni taga on, mina arvan millegipärast, et see jääb. Seal tuleb leida lihtsalt lahendusi. Seal oligi üks probleem selles, et väga lühike aeg oli ja lahendust ei otsitud ja lihtsalt ma arvan, et omanik oli ka sunnitud mingi käigu tegema. Aga see lihtsalt näeb välja muidugi kurb. Aga minu sisetunne ütleb, et jääb. Nojah, kunagi oli sarnane lugu juhtus Vilniuses, kui ainuke tennisall pandi päeva pealt kinni ja tekitati kaubakeskus sinna. Ja ma siiralt loodan, Rakvere tennis oli ennem seda halli ja kui nüüd midagi peaks seal see kart tundub mulle ka nagu naljakana. Kus seal vist on veel üks kardirada või nagu nii planeeritud? See on vist natuke nagu see Harju tänava, see piimaauto seal, et see on natuke sama lugu. Jah, aga ükskõik, omanikud võivad ka muu midagi välja mõtelda, mida iganes ta on, mitte tennise. Mina ei usu, kui on piisavalt tennisest huvitatud inimesi, mina ei tea, leida kas või Kilehalli jaoks raha pole täna nagu väga suur probleem, väike linnaäärne maatükk samuti pole probleem. Aga see ei ole ainult tennis, seal on ju muud alad ka ju tegelikult selles mõttes, et squash oli seal vist, eks on ju? Ükstaspuha. Ja lauatennist mängiti seal, et see ei ole päris ainult nagu ühe ainult tennisi. Ikkagi ma jään, see on eraomand, nad võivad teha, mis nad tahavad. Sellega ma olen nõus. Aga kui Rakvere tennise üldsus ei leia koheselt asjale alternatiivi, siis on Rakvere tennis juba surnud. Jah. Et igal pool, kus sellised asjad on juhtunud, on ülilühikese ajaga leitud teine variant. Ja Rakverel on traditsioonid ikka. Just, et selles suhtes, aga jah, ma usun ka, et see laheneb tennise jaoks positiivselt. No vaatame. Ja siis nüüd Wimbledoni 19 minutit. Et mina alustaks äkki sellest, et kas Sinneril joppas eile? Aga me ei tea, mis üldse edasi saab. Mina alustaks hoopis teisest asjast. Jumal tänatud, et sa puhkusel olid. Oleks me selle saate õigel ajal teinud, ma arvan, me käiks praegu silmad suht maas. Et see, mis toimus esimestes ringides? See, mis esimestes see oli selline korralik tuulispask, mis sealt läbi käis ja selliseid asju. Ja nüüd viimaste päevad asjad, eriti see Sinneri asi, see natukene päästis selle turniiri mõnes mõttes, et saan aru, mille sa tahad viidata, jah? Muidu oleks asjad nagu... Ei, ma ei taha viidata, selles suhtes ma ei põe, sellepärast, et Djokovic ei mängi head tennist ja ma ei põe, jah. Kas Kobollist on talle vastast? Djokovicil on erakordselt hea tabel tulnud ja De Minor ei ole see mees, kes antud võimalused ära kasutaks. Aga täpselt statistikat ei tea, aga 3. seti lõpuks oli Djokovicil olnud 15, Djokovic'i servist oli olnud De Minoril 15 breakpalli. Ta oli teinud selleks ajaks juba 3 breiki. See ei ole, see on nii halba näite, et ma ei mäletagi kaua. Aga jah, De Minor ei olnud valmis seda võimalust ära kasutama ja lõpus kukkus muidugi täiesti ära. Aga ütleme, et Mitrovist on mega kahju. Lihtsalt tõesti kahju, ei oska öelda, et Mitrov super tennist mängida ja nii edasi. Aga Dmitrovist ei oleks olnud finaali jõudjat, ma arvan, ühel või teisel või 3. juhtumil. Sellepärast on tore, et Sinner sai teise võimaluse ja ma ei usu, et see tema tegelikult kehv tennis oli tingitud sellest käest, ma ei usu. See tennis oli kehv esimest pallist peale ja ta vist teises geemis kukkus või? Esimese geemi lõpus just isegi. Ma võin sassi ajada, aga ikkagi sellised vead, mis ei olnud Sinneri puhul ei ole, see ei olnud tema tennis. Külje pealt välja 3-meetrised vead, see ei saa käega kuidagi. Palli tabamisega oli probleem, just eest käega. Hästi palju tabamisega probleeme ja mingil kummalisel põhjusel on mõlemad libisesid eile. Ja tõesti palju.
No te selle arutasite, et mingi niiskuse küsimus või ma ei kujuta ette. Plats on üllatavalt heas korras tegelikult. Ta läheb küll niiskemaks natuke, aga ikkagi minu arust ma arvan, et tippmängijana ikkagi Sinner nagu varjas seda päris palju, aga pärast ta rääkis ka sellest, kui panite tähele, tal oli see parem käsik küllaltki palju niimoodi siis ta oli... Ja natukene oli punakas. Ja tegelikult ta ütles, et ega ta servi ja eest käed praktiliselt lüüa ei saanud tagakätt tänu sellele, et vasaku käega, aga ega ta loomulikult ta ei näidanud seda niimoodi välja, et see oleks nüüd mingi, ma ei tea, missugune õnnetus, aga vaatamata sellele, ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, millal Dimitrov niimoodi oleks mänginud ja Dimitrov taktikaliselt geniaalne. 75% lõikeid, ta tegelikult ikka töötles Sinnerit fantastiliselt hästi. Aga ma tahtsin teie käest küsida, kust kohast tuleb selline asi? No ma toon näite. Toomas Kuum võtab praegu 5 grammi raskema reketi kätte ja kuu aja pärast saame kokku, ta räägib, kus tal küünarnukku alutab, on ju. Kust kohast tuli see 225 serv eile Dimitrovil? Äkki? Ma pole näinud teda nii kõvasti servimas. Isegi rohkem, 231. Just, ma hakkasin mõtlema, et kas see ei võinud lõpuks seotud olla sellega, mis temaga juhtus. No tal on õlaga nagu nii probleeme. Juhtus ikkagi, ma sain aru, mingit moodi lihase teema. Rinnapiirkond. See on täpselt samasugune vigastus. See on täpselt samasugune vigastus. No jah, aga sa servilt seda kasutad. See on tegelikult Grete isal Rauno Kunnil oli täpselt sama vigastus, et tegelikult siit rebestas ära midagi. Tal Raunol on täpselt sama vigastus. See ei ole väga tihti tennises vigastus siit, aga jah. Aga kus tal selline serv tuli? Ma ei saanud seda aru. No ma ei ole näinud teda niimoodi. Serv vahest võib ka tulla sellise totaalse enesekindluse foonilt. Ütleme, et kui ta tunneb... Ta ju olulisel hetkel, kui seal olid tõmbame paralleele minu pojaga, kes tuli üleeile õhtul koju ja ütles, et isa, kust tuleb mul see esimene serv? Ma lihtsalt ei tea. Ta läheb sisse. Aga ma mõtlen just kiirust. Need keskmised kiirused reaalselt 140 miiliga. Ja ta stabiilselt oli see. Ebareaalne, stabiilselt 220 pluss. Kui sul on hea tunne, sa ei tea võrdlus seal perikaardia, keda seal lööd seda. See oli nagu müstika. See oli täitsa müstika. Ei, ma olen suga nõus, jah. Natuke. No äkki pani mingi väikse raskuse otsa sinna. Seda ei ole tänapäeval raske teha. Aga need sellised, kui sa oled niimoodi 20 aastat ühtemoodi ja siis korra natuke väike raskus, siis no jah, sa tead tennisistina, kuidas see võib mõjuda. Ma absoluutselt nõus, aga võtame nüüd teise asja. Selline huvitava fakti mu poeg eile tõi mulle, et Dmitrov on katkestanud viimased 5 Grand Slami. Jaa, seal see statistika jooksis välja ka isegi ülekandajal. On õnnetu tüüp. No kuskilt ta laguneb. Täna oli see rinna... Et kui oleks võitnudki näiteks, et mis siis edasi oleks saanud? Et olgu see jalg, puus, mida iganes, aga kuskilt ta laguneb. Eile me arutasime ka, mõtlesime, et ma ei tea, mis teie mõtlete, see hetk, kui ta jõudis maailma 3. ja küll see aastalõpu turniir, aga kui sa vaatasid eile, kuidas ta mängis Sinneri vastu, siis mõtlesid, et kus need tulemused on jäänud, ta on 1 korra Queensi võitnud, ta mängis hea küll 1 korra finaalis Wimbledonis, aga no see mees võiks need tiitled ikka olla oma jagu, kui sa sellist tennist mängid. Ja, aga sinna jääbki, kui sul on kuudekaupa pausid, kui sa enamus ajast tegeled kogu aeg taastumisega, eks? Tagasi, kui sa ei saa rahulikult keskenduda hooajale, mingile asjale, võta ükskõik kelle valmistumise näited, ma ei tea, Federeri aastat ma tean nagu natuke paremini on ja teised, aga sa nagu valmistud teatud rütmis, mängid turniire teatud rütmis, aga kui kogu sinu see sõltub ainult sellest, et millal sa nüüd vigastuse vaba oled, ei saa tekkida neid suuri võite. Kas te nägite, kui raske päev oli eile Federeri tribüüni peal? Kõigepealt ütles Djokovic, mida? Kõigepealt ütles Djokovic, esimest korda elus ma võidan mängu, kui Federer tuleb seda vaatama, et ma olen kõik kaotanud. No juba Federer on seal punase näoga juba paha. Siis tuleb Mirra Andreeva, kõigepealt ütleb, et Mirkal on nii ilusad riided ja siis ütleb, et ma poole mängu pealt äkki nägin, et Federer on tribüüni peal. Ma olen eluaeg unistanud teda päriselt näha ja siis ma vaatan, ta vaatab mängu ja ma enam ei saa mängida, käsi väriseb ja Federer oli jälle näost täiesti punane. Istud rahulikult tribüüni peal, pannakse sulle niimoodi puid alla seal. Aga see on staaride probleem. Ronaldo ütles, et ta ei läinud sinna Diogo Jota matustele. Kogu see haplaava oleks käinud Ronaldo ümber. Ja tähelepanu oleks mujal. Ega Federer tundis sama natuke. Ja, aga ma arvan, suht kindlalt Federerilt nõuta seda, tal on mingisugused kohustused turniiri korraldada. Ma ei usu, et Wimbledoniga leping on. Kuule, teda ei lasta isegi klubitse sisse vahest.
täitsa lõpp ja see oli see, ma ütlen, et seda oleks tahtnud näha salakaamerana vilmitult kuidagi, kindlasti on seal turvalindistused mingid. Oli mingi episood? Sa ei tea seda lugu või? See on mingi vana lugu. Ei ole lugu. Ma olen kuulnud. Ja oled ikka kuulnud. Paariaastane lugu. No võib-olla mõni kuulaja ei tea, siis Federeril tuli selle Uniqlo lepingu asjadelt Tokyos sõides Londonisse ja tal oli füsio seal ja pidi füsioga mingit asja tegema, aga see läks mitu tundi kiiremini ja tekkis tühi auk. Ja ta ei ole kunagi Wimbledonis käinud mitte turniiri ajal. Ja siis läks sinna ja ütles oma coachile, et lähme joome tassi teed Wimbledonis. Aga sõitis siis, ta ei teadnud, kus on sissepääs igapäevaselt. Ja sõitis siis väravate juurde, ütles, et me tahaks teed tulla tooma, kuidas me siit sisse saame. Turva ütles, et kus teie klubi kaart on. Federer viisakalt 1 kord, 2 korda, et jah, et ma olen seda turniiri mitu korda võitnud, et ma olen nagu klubi liige. Tädi ütleb rahulikult, aga kus teie kaart on? Federer ütles, et kuskil Šveitsis, kuskil kodus ta on, ma ei tea, kus ta on. Ja oligi, tädi jäi endale kindlaks ja Federer pidi nagu lahkuma, aga mõtles siis igaks juhuks, et läheb teiselt poolt ja seal olid siis managerid, kes ta ära tundsid ja sisse lasid ja siis Federer ütles, et kange isu oli minna selle teise pool selle turvatädile öelda, et ma sain sisse Aga jah, Federer ütles, et kõige piinlikum oli tal pärast selle peale mõelda, et ta ütles lõpuks tädile, et ma olen võitnud 8 korda selle turniiri. Aga mis on nüüd see, paneme tõenäosusteooria proovile, et mis on see tõenäosus numbriliselt, et me näeme uuesti Sinneri Alcarazzi finaali, mida kõik ju tahavad? Eilne tegi tekitas paar küsimärki. Ütleme, et tõesti raske otsustada telekraani tagant, palju seal vigastusmängus oli, aga kuna Sinner ei ole selline väga ta kindlasti ei ole teeskleja tüüpi ja asjad, äkki oli need lihtvead tingitud sellest, ilmselt mingi valu oli seal kuidagi, kui ta selle korda saab, ma ütlen endiselt, et see tõenäosus on 99,99. Tohoh, julge poiss. Alati olnud. Sa ütlesid vahepeal, ma natuke oponeeriks, et võib-olla jätame selle esimese Deminori seti välja. Djokovic on mänginud fantastiliselt head tennist tegelikult. Vaata nüüd natukene, kes tal vastas on. Jaa, ma olen nõus. Aga ikkagi minimaalselt aega veetnud väljakul Aga ma veel kord ütlen, mida ma ennem Roland Garros ütlesin. Djokovicil on vanusest seda, kui sa ikkagi vaatad. Ta on aeglasem. Ta mängib väga hästi ja koristab ära, tõesti, mängib väga hästi, koristab ära kõik sellised vennad, kes ei suuda tal haiget teha. Ma ei mõtle füüsiliselt, ma mõtlen löögikiirusega. Teatud tempost ta ei jõua. Ei, absoluutselt, ma olen nõus ja Deminoriga oli esimene test, aga Deminoril ei ole tempot. Ja, aga see, et ta isegi selles mõttes, et ta veerand finaali mänginud välja, see on ka müts maha, tegelikult müts maha. Ma olin ennem turniiri kindel, et poolfinaal. Et toidab siis Sinner Djokovic'i poolfinaal, kõigepealt Sinneril tuleb jagu saada Ben Sheltonist ja Djokovic'il sellest Sobolist. Siis on meil veerandis veel Fritz ja Hatšanov ja täna siis Norri Alcaraz Maiuspala Briti publikule. Kobolli ütles et ma olen nüüd elus esimest korda loomulikult veerand finaalis ja siis ütles, et ma nüüd olen vist ära teeninud selle, et ma saan ka suure väljaku peal mängida. Jah, ja jällegi minu poeg tuli 3 päeva tagasi minu juurde küsis, et kes see Kobolli on? Kas sa nägid, et ta on juba ATP 22? Ja tegelikult ta on selline all-liirekene kuskil kogu aeg figureerinud ja mina pean tunnistama, et enne eelmist mängu mina ei ole näinud teda isegi eluses mängib. Ei ole üldse all-liirekene, kui ta ikka Itaalias mängib, siis rahvas läheb hulluks. Ma räägin rahvusvahelisest mõistes, kui sa tennist jälgid, ei ole selliseid flash'e olnud, et sa jätaksid nagu mängija nime ja ta on ATP 22. Aga teda on tegelikult väga äge jälgida. Ei, ma olen nõus. Aga olete nõus, et naiste turniir on täiesti varju Neil on lihtsalt see saatus praegu, et kõik ootavad selle Sinnerit, Alcarazzi ja Haplava käib selle ümber ja natuke põhjusega varjus, sellepärast, et ma veel kord ütlen, nagu eelmine kord, naiste tennis vajab tähte. Ja täna seda tähte ei ole. Sabalenka erinevatel põhjustel ta ei ole. Valest riigist kahjuks, jah? Ei ole see, ta ei võida Grand Slam. Tähed tekivad läbi selle, et nagu Alcaraz ja Sinner on praegust omavahel, palju nad on jaganud, 5 või 6 Grand Slam. 6. Ja see läbi selle
tekivad selline, naiste tennis ei ole seda, Sabalenka on, ta on võimas, nii edasi, aga fakt on see, et ta pole see aasta võitnud Grand Slami. Mida iganes erinevatel põhjustel. Ja kui sa ei võida Grand Slamme, siis sa ei ole täht. No naiste tennis sai kõige rohkem tähelepanu õhtusessioonis, kui Sabalenka mängis Raducanuga. See oli see tipphetk tegelikult sellel naiste turniiril. Kahju, et Raducanu lõpus ära kukkus, aga jah, kihvt tennis, jah. Kuidas hindate nagu Swiateki? Minu üllatus. Mul on täiesti üllatus. Kas te kuulsite, mis ta ütles intervjuus või? Ta ütles, et vabandan väga. Mul ei ole mitte kunagi Londonis meeldinud. Ma ei ole kunagi, ta ütles, et kõik see, mis on off-court, väljaspool väljakut, mul ei ole kunagi sobinud ja esimest korda elus ma tunnen ennast Londonis väljaspool väljakut hästi. Aga tead see tausta sellel? Ei tea. Ta ütles sellise lause lihtsalt. Ma tean, ma kuulsin lauset, aga mis Tal on kogu aeg Londoniga mingi teema olnud, et talle Londonis ei ole kuidagi sobinud. Mitte tenniseväljakul, vaid üldse Londoni linnas. Rääkis sellist juttu. Ja ütles, et see kord ta tunneb ennast Londonis hästi. Et see oli huvitav. See on tema puhul kindlasti positiivne märk. See oli huvitav, jah. Et emotsionaalselt aga kui me vaatame naiste tabeli nimesid, Sigmund, Samsonova, isegi Benchits, päris ei oleks see, mis peaks veerandfinaalides olema. Aga jah, minu jaoks Swiatek üllatus, mulle meeldib Andreeva mäng praegust. Ma ei tea, mulle tundub, et poolfinaali lõppude lõpuks me saame ikkagi 4 enam-vähem nime. Siin pole üldse välistatud, et meil on poolfinaalid ainult riikidest, meil pole lippe. Ah jaa. No see ka selleks. See näitab ka selle tennise kohta. Mulle meeldis eile Mirra Andreeva intervju, ütles, et kuna Conchita Martinez läheb mängima legendide turniiri, siis Mirra ütles, et nüüd ma saan kõik tagasi teha. Ma olen teda coachima, lubas suure sildi kaasa teha, et ta läheb Conchita Martinez coachima. Mulle õudselt meeldib nende vaheline suhe. Mulle ma olen ka fänn. Neid nalja tegemisi, isegi Conchita sõimamisi, asjad nii edasi. See on nagu real life, et ei ole see, mis mind Sabalenka puhul natuke... Ta ei ole kuulse suhtlus, ta on elab. Sabalenka on aktiivne, TikTokid ja ma ei tea, kus ta on midagi kuidagi, tal on see õigus teha, aga minu jääb ikka selline kunstlik kuidagi see maik jääb juurde, aga just nagu sa tõid Andreeva, kes on ju noor, aga ta on kuidagi nagu küps juba. Ja sa näed siukest, nagu, mida on öeldud ka üldse tennise võib-olla, ma ei räägi, võib-olla ma teen liiga, aga et tennises on just naiste tennises on ka vajalik sellist nagu sellised persoone või kuidagi, et sinna tuleb nagu elu sisse. No Kauf on ka see persoon. Kahjuks ta kukkus varakult välja. Aga just selliseid tüpaaže oleks vaja, sest et me võime rääkida, reeglid on muutunud rangemaks ja kõik ja ma ei ütle, et me peab täpselt samamoodi olema nagu oli omal ajal McEnroe ja Connors ja kõik. See oli show. Connors suhtles publikuga. Publikuga suhtles, See oli nagu äge, kuidagi oli selle juures oli midagi muud ka. Ja Andreeva puhul ka kõik fanusele vaatamata ikkagi fantastilised intervjuud, mis ta annab ja nii edasi. Eile seal meie Wimbledoni telgis tekkis mul ausalt mingisugune väljendusviis, see särav silm, kõik asjad. Sorry, mul tekkis paralleel Anikinaga. Ja oli ka, Anikina oli ka telgis. Kuidas Anikina läheb põlema mingisugustest vaidlustest meie hea Klettenbergiga ja kõiksugu kihleid tõi välja ja Andreev on samasugune elav tulevärk ja see on nagu iseenesest kihvt sellises väljendus. Üks asi, mis ma veel mäletan, tehakse neid igasugused videoklippe ja oli see nii-öelda lemmikmuusika. Mirra Andreeva kohta ja kõik olid vanakooli staarid, absoluutselt kõik. Ma nimestasin 18 aastane, ma arvan, enamus 18 aastat ei tea neid üldse neid laule. Ennast kodus tõenäoliselt mängivadki need plaadid kogu aeg. See oli väga mõnem, jah. Aga igatahes, Riho peab jõudma nüüd televisiooni. Meil on televisioonistaar. Kella 9 vist või? Kella 9, jah, aga täna algavad vist paaris mängudega. Et see Lasnamägi on päris kaugel. Ja Rihol tuleb Riho läheb jala sinna, mis siin on, väike trenn. Ja mina kutsun üles kel vähegi võimalik, minge ikkagi vaadake ka herneväljakutel tennist, nii palju kui seda toimub meil ilma tõttu. Jälgige siis Tenniseliidu sotsiaalmeediakanaleid, et teada saada, millal siis sinna tasub minna, aga tasub ka muidu minna sinna Wimbledoni telki ja vaatama Wimbledoni ja süüa Herne tänava kohviku maitsvaid roogasid.
ja kohtume esmaspäeval, ma loodan, et kõik saavad. Jah, ja võib-olla saate lõpuks veel nii palju, et me ei rääkinud täna Margist, aga Margise Wimbledon läks natuke altpoolt latti, ütleme nii, tema jaoks ka, aga nüüd me näeme teda kohe-kohe Mehhiko ATP turniiril järgmisena, nii et see on põnev. Läheb luurele, kuidas seal Mehhiko tennis on, jah. Aga selge, tõmbame joone alla ja aitäh, et kuulasite. Aitäh. Kõik head. Aitäh.